Tervist üle pika aja. Täna ajame suitsu ahjutigedaks ja suitsutame räime, mitte niisama räime, vaid räimefileesid. Ja need räimefileed, ilusad liblikad, need me paneme niimoodi kokku. Ja tuleb selline ilus suupiste, aga kõigest otsast peale. Kakumäel on Selveris kalapood ja seal on, nimi on Lihtne rannakalur. Peab seda Margus, kes nimetab ka ennast lihtsaks rannakaluriks. Ja kui ma esimest korda tema juures käisin, kui see pood avati, rääkisin ka, et teeme äkki koos mingi video, siis Margus ütles kohe, räimeliblikad niimoodi kokku pandud, suitsutatud, väga hea asi. Ma polnud enne teinud. Ja nüüd on vist juba, ma ei tea, paar aastat see pood lahti, me ei ole ikkagi jõudnud ühise videoni. Ja nüüd eelmisel nädalal Margus rääkis mulle, kuule, ma ei tea, Kanal 2 jaoks tal on vaja erinevaid kalu, ma ei teagi, ilmselt telekas midagi näidatakse ja tal oleks vaja, et keegi teeks neid räimeliblikaid, et tee mulle. Ja tõi mulle räimed ja siis ma tegin esimest korda. Polnud enne teinud, aga tegin nii, nagu ma arvasin, et see võiks käia. Ja tuli päris ilusasti välja. Ainult väikesed nüansid. Nimelt, minul on rest, suitsutusrest ju selline, et kuidas sa paned selle räime, ta vajub siit läbi ja ei ole kõige parem. Ja otsisin, leidsin kuivatis. On mul võt sellise tiheda silmaga restid ja panin siia peale. Ja nii nagu asi käib, Margus ütles ka, et tee õliga kokku. Tegin. Ja et siis ei võta kinni. Võttis ikka kinni. Ja neid siit välja koukida, sedapidi, urgitsesin siin kahvliga ühtpidi, teistpidi, pooltel tuli nahk maha. Pealt on ilus, aga alt, mõni tuli ka ilusasti, huvitaval kombel ülemised restid. Sealt tuli paremini lahti, ma ei tea, mis seal oli, kas seal on kuumem või on jahedam, aga võib-olla ma täna siis vahetan reste vahepeal. Ja ei olnud hea mõte. Ja siis mul tuli järgmine mõte. Ostsin sellised teflonmatid, mis on grilli peale mõeldud, kannatab seal üle 200 kraadi. No kui on sõnas teflon, jah, teflon on kahjulik, ma tean. Aga ma ei prae siin on maksimum 100 kraadi. Vaatame, kuidas see õnnestub. Ma panen selle teflon mati täna siia restile ja vaatame. Võib-olla jääb päris kinni. Ma ei tea, aga siis ma saan vähemalt mingisuguse labidakesega, pannilabidaga või noaga lükata siit pealt maha. Ma ei pea urgitsema siin nende ruutude vahelt. Aga hakkame pihta. Ma ei tea, kas see on hea mõte, aga mina arvasin, et on hea mõte. Ja ma tegin eelmine kord niimoodi, et kalad oleks kuivemad. Ladusin nad kõigepealt siia, käterätikule. Kus on tõsine suur filee. Ladusin nad rätikule, et natukenegi seda kala nahka kuivatada. Nii, kalad peatuvad korraks puhtal käterätikul. Kes on paberiusku, pange paber. Aga see peaks olema siis selline natuke tugevam, mitte selline, mis siin märgub ja pärast pead neid paberitükke kala küljest katkuma. Ja üks oluline hea asi on veel. Nii ma saan kohe leida õiged paarilised, et kalad enam-vähem ühe suurused.
võtame kohe selle suure ja näete, siin on teine. Ja nüüd, kuidas panna? Kas niimoodi, nii nagu kala on, pea pool, saba pool või teistpidi? Mina tegin mõlemat pidi. No vahet ei ole. Ma mõtlen, et nii ma teengi, vahet ei ole, aga võib-olla panen tõesti nii, et kui alumisel oli saba pool siin, siis pealmisel seal. Et siis ta on nagu ühtlasem. No vahet ei ole. Tehke, kuidas teile meeldib. Ja lappame ka järgmised. Järgmised paarilised. Ma tegin eelmine kord sulatatud fileedest. Nad olid olnud jääs sulanud, siis nad olid isemoodi kõveras ja oli päris tüütu neid siin sirgeks ajada. Vaatasin, need kõveramad panin alla ja sirgemad peale, aga need on värsked fileed. Muide, ei ole sugugi odav, peaaegu lõhe hind, no mitte päris, aga 12 eurot. Aga soovite odavamalt, siis kindlasti on odavamaid müügikohti, oleneb kõik kala kvaliteedist ja veel odavam, kui puhastate ise. Aga minul seda aega ei ole. Nagu te teate, olen ma nüüd pensionär juba mingi 75 päeva kodus ja puhanud olen ma sellest vist 1 päeva, siis oli mul ka kõht korrast ära ja seepärast ei saanud ma suurt midagi teha. Aga ülejäänud ajad, no nii palju tegemisi, et ka videote filmimine on jäänud soiku, täitsa piinlik kohe. Möllan oma kasvuhoonega, no see ei võta palju aega, aga katuse video tuleb mul ka, ma arvan, see on mul juba tehtud, aga ma arvan, et ma avaldan selle kalavideo enne ja siis monteerin selle katuse video kokku, kuidas katuselt sammalt eemaldada. Nii, ma lihtsalt panin vahepeal juurde, sest vaatasin, et sobivaid paarilisi ei leidnud. Noh, ja nii kaua laon siia, kui tunnen, et see käterett on juba liiga märg, siis ma vahetan teda. Panen uue. No ma arvan, et seekord õnnestub paremini mul neid lahti saada. Aga ära hõiska enne õhtut. Ja taaskord ma ei õpeta, kui siis natukene, mida ma olen ise siin õppinud, vaid näitan, kuidas ma teen. Kui keegi teab paremaid nõkse, siis andke teada. Nii, panen need sedapidi, et on parem ruumi kasutus. Lestaga pidavad tuuga olema, et ei tea, kuhu see on läinud, et suitsulesta võiks ka teha. Vanasti ma panin, et siin on sobivad paarilised, vanasti ma panin võrku merre. Oli võrguluba, see oli eelmisel sajandil. Siis ma panin aktiivselt siin samas oma lahes võrku. Lesta tuli telefon. Helistas sõber Soomest. Ma ei võtnud vastu, sest ilmselt juttu jätkub kauemaks. Mul siin töö käsil. Helistan pärast tagasi, siis kui kala tahjus. Kus ma jäin oma jutuga?
püüdsin lesta nii palju, kui võrguluba lubas. Päris ilusasti sai ahvenat vahetevahel, noh, võrgu silmast sõltub ju, siiga. Ühe korra sain ühe lõhe ja ühe korra sain ühe tursa. Siis ma mõtlesin, ohoh, kas tursk hakkab tagasi tulema meile. Ja siis ma viitsisin panna ka põhjaõnge. Kui võrgulubadega oli keeruline saada võrguluba, siis oli kõik palju keerulisem ja limiteeritud kui praegu. Aga põhjaõnge võisid saada lihtsamalt. Ja siis ma panin 100 konksuga põhjaõnge ja mitte üks kord ei jäänud ma ilma angerjata. Kas või ühe sain, aga sain. Kärbsed tunnevad ka huvi. Ma pean ilmselt jätma rätikuga kaetuks. Enne siin varesed kogunesid ja kraaksusid, nägid, et midagi head on võimalus saada, aga loobusid, vaatasid, et ma siit ära ei lähe. Nii, üks rest laotud ja nüüd sama kuivatusprotsess selle küljega. Panen peale ja tupsutan nad niimoodi üle. Muidugi ta kuivab ahjus, kuuma käes. Aga no eesmärk ongi algul ju kala kuivatada, peale seda läheb suits. Aga ma kiirendan seda protsessi ja kala jääb ilusam. Ma tegin lestaga ka niimoodi, et peale soola maha pesemist käisin puhta lapiga üle ja ilusad kuldsed lestad tulid. Nii, kuivatatud, aga ma ei võtagi seda siit pealt ära, sest mingid vennad siin sätivad munele siia. Jätan selle niimoodi, tõstan kõrvale ja lappan kõik restid täis. Jätkame siis, kui mul on restid täis ja läheb suitsutamiseks. Kalad on laotud, 5 kilost jagunes, 5 kilo jagunes 4 resti vahel. Siis teab arvestada, et mulle ahju mahub 6, hädakorral 7 resti. Tegin tule ahju. Kõigepealt kütan ahju soojaks, niiskuse välja, kui seal seda on. Noh, ma alles suitsutasin, mul seal väga niiskust ei ole. Ja mina teen niimoodi, võtan lepahalud, löön kirvega selle koore osa sealt ära ja kasutan ahju soojendamiseks just seda koorega osa. Noh, lihtsalt, et see ära kasutada. Suitsutan ainult ilma kooreta puiduga. Selleks ajaks on see koor seal kõik ära põlenud. Kuumus tõusis vahepeal 150-ni, noh, lehk oli üleval. Nüüd on seal sööd. Praegu näitab 100. Panen kalad ahju, jätan ukse irvakile, siis on see kuumus seal juba väiksem. Aga paneme kalad ahju. Ja juust ei pane kinni, vaid laseme niiskuse välja. Mul on siin, näete, 2 auku. Nii on pool lahti, aga ma jätan isegi veel rohkem. Niimoodi.
Noh, ma panin alles ukse kinni, hetkel on 50, tõuseb. Hoian niimoodi 60-65 algul. Miks? Vaadake sellepärast, et need fileed on niimoodi õhukesed lapiti, kui paned kohe korraliku kuumuse, noh tavaliselt leestaga või kui räim, terve räim ripub, ükskõik mis, siis ma suitsutangi nii, kuivatan ka 90-95-100 kraadiga, midagi ei juhtu, kuivab ilusasti ära. Aga siin need fileed võivad kiskuda servad üles ja me ei taha ju seda, me tahaks need oleks ilusasti niimoodi koos. Seepärast, no hetkel on 55, las tema olla. Aega on, jälgime vaikselt, vahepeal teen ukse lahti, vaatan, katsun näpuga, hindan visuaalselt. Noh, ma arvan, et 20-25 minutit kuni pool tundi lasen, siis panen ukse kinni ja hakkan suitsu andma. Ja see on vana tõde, et kala suitsutamisel sa ei tohi mitte üht-teist tööd kõrval ette võtta. Noh, kui sul on näiteks muruniit ja mõtled, et lähen niidan muru või veel hullem, lähen Facebooki, siis on kööga. Sa pead kogu aeg siin passima, jõllitama seda termomeetrit ja hoidma protsessi kontrolli all. Ainus asi, mida sa võid siin kala suitsutamise kõrval teha. Manustad mingeid joovastavaid, pigem vähem joovastavaid jooke. Olukord on kontrolli all, 60 kraadi hetkel, enne ma ei öelnud, ülevalt ka siiber täitsa lahti, et see niiskus läheks igalt poolt välja. Ja nagu te nägite, kalad ei ole banaaniks kiskunud, laseme kaladele soojaks minna ja siis tõstame kuumust. Nii, naabrimees pani muruniitja käima, aga ehk ei sega. Suitsuahjust. Ma olen seda varem rääkinud, aga kindlasti on neid, kes ei viitsi mu vanemaid videoid vaadata, siis ma räägin. See suitsuahi on täitsa tavaline. Põlemise suits läheb otse kambrist läbi. Kui Facebookis pidevalt vaadata, siis jälle ja jälle küsivad, et tahaks suitsuahju teha, andke nõu, millist teha. Ja siis tulevad targad, ütlevad kindlasti kerisega. Kerisega suitsuahi on see õige. Varem ma viitsisin sinna alla kommenteerida, enam ei viitsi, kogu aeg üks ja seesama jutt. Mina tegin ka algul kerisega. Ja peale paari korda viskasin kivid välja. Keris on üks äärmiselt vale asi. Miks? Oi, et hoiab kuumust. Jaa, see ongi see häda, et ta hoiab kuumust. Kui siin, mis on, tuli läheb otse läbi, on kuum, ma teen ukse lahti. Aga kui sul on keris kuum, sa teed ukse lahti, ega siis keris maha ei jahtu. Paned ukse kinni, kuumus on jälle üleval. Nii, kuumus on üleval, sa ei saa enam tuld anda, et liiga kuum on. No aga siis ei ole ka suitsu. Ja üks jama teise otsa, nii et mitte mingit kerist, see minu soovitus ja uskuge. Ma arvan, et te usutegi, et ma midagi suitsuahjudest tean. Tuli on all olnud 10 minutit, kuumus on tõusnud 70-ni, kalad on ilusad, kleepuvad kokku. Miks ma tegin omal ajal kerisega ahju?
sellepärast, et meil lapsepõlves kodus oli ka kerisega ahi. Oli tehtud vanast raudtee elektrikilbi kapist. Selline korralik kapp 2 uksega, katus kaldu või oli ta teisele poole, vahet ei ole. Ja telliskivide peal, nagu ikka, rest ja keris. Ja kogu aeg nii tehti. Ja ma arvasin, et nii ongi õige. Sai suitsutatud, tegin ka ise midagi, aga põhiliselt vanemad tegid. Kõik oli hea, maitses hästi. Kui te soovite kontrollimatut protsessi suitsutamisel, lihtsalt annad tuld ja suitsu suvasest kuumusest, las siis see keris olla. Aga kui sa tahad hoida temperatuuri, jälgida tehnoloogiat, siis see keris ei lähe mitte. Kui ma selle kerise välja viskasin, suur avatud kolle, ma panin sinna metallist latid ja et natukenegi seda kuumust hajutada, on mul seal peal täitsa tavaline ahjupann. Need on päris vastupidavad, need emaileeritud pannid. Hetkel on mul juba teine. Ja kui ma tahan lisasuitsu anda, siis ma raputan sinna pannile haket ja saan ilusasti lisasuitsu. Ja ma teen praegu selle portsu, panen siia natukene pöögihaket, panen ka oma külmsuitsu saepuru. Et ikka hõõguks ja oleks selline hea suits. Pöögihake, see ei ole mingi reegel, leidsin lihtsalt. Mul on ka suured kotid haket toodud sealt Türit, aga kunagi olen ostnud pöögihakke. Kasutame ära. Jälle natukene seda ja selle kopsikutäie valan sinna. Siis kui arvan, et aeg on suitsu anda ja suitsu tuleb nii, et oi. Veerand tundi on kalad kuivanud. Näete, servad ei ole üleval. All on isegi mingi jume. Nahk on päris kuiv. Siin on niiskem. Siin on ka niiske. Üleval on kuivem, keskel on niiskem. Ma ei tea, ma vist ei hakka siin neid ringi kolima, üles-alla tõstma. Natukene hoian veel ja siis läheb suits peale. Jah, kalad on kuivad igal korrusel. Algab suitsutusprotsess. Panen hakke ja puru sinna panni peale, ahjupannile. Ja nüüd läheb uks kinni. Ja kuumuse tõstan 90, 95, 100, püüan niimoodi hoida. Suuremat kuumust on ka selleks vaja, et see hakke hakkaks hõõguma. Reeglina tahab 100, vähemalt seal all. Siin üleval on vähem ja siis keeran siibri koomale, mitte päris kinni. Kui on päris kinni, siis jääb ummuks, siis see suits peaks ikkagi läbi käima. Aga ma vaatan selle järgi, kuidas siit ukse vahelt seda suitsu tuleb, et ma jätan väikese pilgu ikkagi sisse ja jälgime mängu. Veerand tundi on saanud suitsu, temperatuur 90 ligi. Vaatame, mis toimub. Kuulge. Oi, tõmmas leegi üles, ma pean kähku ukse kinni panema, aga kala on ilus.
üks hea uudis on, väga hästi sain selle resti pealt maha. Aga nüüd vaatame, kas on küps. Palju see õhuke filee ikka tahab. No eks ta tahaks muidugi tõmmelda selles soolas, tõmmelda, kümmelda, soolduda. Aga no vaatame. Tõsine nuga. Nii. Mõnus maalane. Kui ma need eelmised fileed tegin ja Facebooki postitasin, siis ka Facebooki sõber Kappas iga küsis, et kas kuiv ei jäänud. Ja mulle alguses tundus, et oli jah, natuke kuivapoolne, aga see oli külmutatud kalast. Aga panin soola peale. Järgmine päev võtsin külmkapist välja. Mõnus, mahlane. Ma ei tea, mis see veel on. Kuulge, aga mulle tundub, et vist hakkab valmis saama. Ma arvan küll. Võtame ahjust välja. Väga hea on. Täitsa lõpp. Võib-olla saaks ka vähe tavalisema kindaga, aga mine tea, kui kuum on. Oh, ilus. Saada või näitusele. Ja nüüd kärmelt resti pealt. Oi, ongi ilusti lahti. Jee, super, puper. Iga mega. Nüüd lappame nad siia karpi. Soojalt. Kui panite tähele, siis ma alguses soola ei raputanud. Sest soola raputatakse nüüd. Niimoodi õrnalt, ma ei tea, kas on näha. Mitte väga, sest ega soolast kala ka keegi ei taha. Näpu otsaga. Ja anname talle aega soolduda. Kohe ta ei olegi veel. Muidugi on hea, aga sooldunult palju parem. Ma ei tea, kas paneks teised teistpidi või vaatame. Lappame risti. Jah, kui kiht jääb poolikuks, siis mul on teada, mis on saanud, mis ei ole. Soola. Issand, kus ma nöökisin selle peene silmaga metallrestilt neid kalu maha võtta. Praegu on nagu lust ja lillepidu. Ja jälle soola. See puru on saanud täis hoo sisse. Suitseb. Ilusad kuldsed kalad. Iga suvi olen teinud südame kõvaks. Ostnud Peipsi rääbist ja suitsutanud 3 kilo oma jaoks. Mul on isegi üks video rääbise suitsutamisest. Aga sellel aastal, ega ma ei ole otsinud, aga mulle piisab sellest, et ma olen kuulnud, et see on nagu võimatu missioon saada.
Ja täna ma kalamüüja käest küsisin, kala hulgimüüja sai 10 kilo. Lihtsalt ei ole ja kogu lugu. Nii, siia karpi ma rohkem ei pane. Pole nii kuum midagi. Saab võtta ka näppudega. Aga lihtsam on labidas alla ajada. Hea küll, soovite kindlasti teada, kust sellist ilusat kala saab. Ütlen kohe ära, mina ei ole seda tasuta saanud, nagu ma teile ütlesin. Maksin isegi üle 12 euro kilost. Aga sellist head kala müüb Pepe Kala. Mul ei ole kahju neile reklaami teha. Ma olen nendega, võib öelda nii, et koostööd teinud juba 90-ndatest, kui ma suvetuure toitlustasin. Ja siis suvetuuril pakkusin grilllõhet. Ja siis oli nende müügikoht Keskturul. Aga praegu on Mustamäel. Ja raputan peenikest meresoola. Niisiis, daamid ja härrad. Suitsutatud räimeliblikad, või kuidas neid nimetada, topeltliblikad kokku pandud. Ma juba degusteerisin, te nägite, oli väga hea, aga ma ütlen, õhtul on veel parem, raske on rääkida, suu valgub vett täis. Ja homme on veel parem, kui nad on külmkapis seisnud, maitsestunud ilusasti läbi. Ja üldiselt soovitatakse teha veel sellist asja. Kohe näitan. Võtan ühe saunalina ja keeran nad siia sisse. Nad läksid soojalt karpi, sool vahele ja nüüd ilusasti sooldub siin soojas ja saab väga hea. Sest reeglina ikka, kui sa nüüd sealt resti pealt ära võtad, siis vaikselt jahtub, mis see õhuke liblikasse ikkagi jahtub. Nägite praegu, ma võtsin selle eelmise karbi, mis ma esimesena tegin kaane maha, seal olid ikka soolaterad. Aga niimoodi sulab see sool ära ja kala saab väga hea. Nende kaladega lähen ma Lõuna-Eestisse, Põlvasse. Ma lähen 1. augustil sinna appi kodukohvikute päevale. Sealsed sõbrad on meil paar korda abis käinud ja oleme ka meie käinud ja lähen nüüd jälle ja kindlasti selline külakost, mis ma kaasa võtan, rõõmustab neid. Ma loodan vähemalt. Aga kõike head teile ja kena suve jätku!